mingid mõtted sinna kinni. Rait on ikkagi praegu olnud see ratas meil ilma riisita. Hommikust ärkasin täna kell 6, et minna jõusaali, aga siis sain aru, et tabalukk on kadunud ja otsisin seda mingi pool tundi ja siis oli juba kell nii palju, et ei olnud enam mõtet hakata minema, nii et ma tulin siis Riiaga jalutama ja lähen siis kas täna õhtul, mida ma kahtan, et ma lähen või siis homme hommikul proovin uuesti. Aga ja, selline hommikunas liiklus siis kohe. No nii, vesi vaikselt kõnnime maantee ääres ja ütlesin, et ma siis täna hakkan uuesti vlogima. Et ma pole ammu enam jälle kaamerat kätte võtnud, sellepärast, et kuna see kool algas ja siis meil olid autoprobleemid ja kõik oli lihtsalt korraga ja siis ma ei jaksanud, ei jõudnud seda kaamerat kätte võtta ja siis neid videoid ka siis pärast monteerida ja on mõned sellised projektid, mis aga pooleli, mis vajavad ka tegemist, et siis ongi see, et ma lihtsalt ei olegi jõudnud. Et olen tahtnud lihtsalt rahulikult võtta seda uut algust siis ja nüüd olen jõudnud siis sinna punkti, kus ma arvan, et saan uuesti hakata vlogima ja üldse videoid tegema teile. Nii et ma arvan, et nüüdsest hakkab siis tulema uuesti jälle regulaarselt iga, kas siis pühapäev, esmaspäev, mingi video. No nii, ma ei ole enam ammu teiega update teinud. Kell on juba sealma, et Leol on praegu see lõunatudu. Ta on juba mingi 2 tundi tudunud ja minul on ikkagi veel käib see turundus, selline loeng, mis iganes, mis ma kuskil Facebookis oli ja siis oligi, et see tasuta mingi selline veebiseminar. Ja siis see on siin tagatassul käinud vahepeal mingid teemad, nagu mis nii hullult ja huvitanud, siis ma panin korraks kinni ja siis nüüd uuesti on mingi selline rohkem teema, mis mind huvitab ja siis see nüüd siin tagataustal on käinud ja siis kui midagi nagu rohkemat, mida ma tahan kirja panna niimoodi, siis ma olen võtnud mingi märkpiku, mingi paberi ja panen siis mingid mõtted sinna kinni. Aga mul on mega Red Bulli isu ja ma mõtlen, et reaalselt ma sõidan Prismasse, et seda uut Red Bulli osta, sest see, ma ei tea, see oli nii hea ja ma tahaks ta nii halb, aga ma ei saa. See on sama sumida. No nii, nüüd on jälle nõud pestud, laps on ära söönud oma lõunasöögi ja nüüd ma mõtlen, et kas minna linna jalutama. Et võtsin, et lähen sinna, sõidan kesklinna ja siis lähen koos Leo ja õega, nagu Leoga võtan siis selle rattakese ja siis lähme rattaga sõitma. Joo, ma ei tea, aga ma näitan teile midagi. Leo sai endale esimeseks sünnipäevaks sellise asja, nagu see Jumpy on selline põdraga. Seda ta veel nagu üldjoontes kasutanud, ei ole ta on siin ugerdanud küll ja neid kõrvakesi näinud, aga ma ei ole veel näinud teda nagu nii kasutamas. Siis sai pallimere endale
seda ta on küll kasutanud. Alguses ta oli nagu pigem selline võõras, ei julgenud siia minna, aga nüüd ta ikka läheb siia, ronib sisse ja mängib ja viskab ja siis see on nagu pigem selline, et noh, paari aasta pärast saab sellest aru võib-olla või kohe aasta pärast. Ja siis mina kinkisin talle selle, sest meil on plaan teha nagu, me pole siis siiamaani veel jõudnud, aga plaan on teha ikkagi talle ta tuba valmis. Sest meil, ja ma seletan kohe seda edasi, et selle klaverikese, seepärast, et talle meeldib nagu, no muusika meeldib. Siis sai ka sellised klotsikesed My Little Touchist. Et jah, ei, kuule Riia, ei. Et see 4 sellist klotsikest, ma ei tea, kus see praegu on. Noh, sellised klotsikesed. Siis sellise väikse raamatu, kus on kõik nagu sellised sõidukid. Sellised sõidukid ja siis iga sõiduki juures on nagu nimi, et mis on, et siis saab siin õppida ja lugeda. Nii, siis sai sellise draakonikese, kus on siis need tähekesed ja töösel see taevas. Tähis taevas on tal siis, kui me seda nagu magama minnes ei ole kasutanud, me oleme pigem seda õhtul lihtsalt kasutanud, et ta on vaadanud ja niimoodi. Ja siis muidugi see highlight on ikkagi praegu olnud see ratas, millega talle üüratult meeldib sõita õues. See on ka siis Little Touchi oma selline minust mega ilus disainiga on ikka need Little Touchi asjad. Ja tegelikult on veel paar asja, aga need ma olen hetkel ära pannud, sest need on nagu sellised pigem, et no, et ta peab ikka natuke kasvama, et neid saaks kasutada. See ongi hea, et siis kui ta natukene siin areneb ja kasvab, et siis saab mingi aja pärast siis neid kasutada. Aga tulles siis tagasi selleni, et me tahtsime tegelikult nagu ta tuba valmis saada ja üldse nagu kõik asjad ei pooleli, kuna meil juhtus siin päris palju ootamatuid selliseid asju, nagu näiteks auto läks katki ja siis me saime nagu sellise, noh, mul mehel oli vanematel antud oma vana auto, saime tema vana auto siis kasutuseks nii kaua, aga see läks ka katki ja siis oligi see, et 2 autot oli katki ja siis nad parandasid seda, mis on nagu vanem auto ise nagu natuke niimoodi, et saaks sõita ja värki. Ja siis mul oli see koolitus ja autot oli mul tollel hetkel nagu vaja, sest see koolituse, noh, praegu on juba selline keskfaas, aga siis seal algusfaasis oli neid kohapeal tunde nagu niimoodi rohkem ja mul oli vaja kuidagi sinna saada. Ja kõige kiirem viis on autoga oli saada, kuna bussiliiklus siit on selline pigem sinna kehvem, et ongi, et sõidab pool tundi umbes sinna linna ja ei saa isegi sinna täpselt sinna, kuhu nagu vaja on. Seal peab ka siis ümberistumisega tegema midagi või ise jalutama. Leo, sa tahad ka siia saada, jah? Jah, oota, ma näitan. Ja siis ongi, et sellega kõik asjad, mis olid planeeritud, siis said nüüd edasi lükatud. Ja nüüd ei teagi. Et peab uuesti hakkama planeerima ja vaatama, et kuna mis värk saab tehtud, sest see tuleb ära teha. Seal ei ole enam, seda ei saa edasi lükata, see on nagu, ma tahan ise juba seal Leoga tema toas mängida ja on siis nagu vaheldust ka, et ei ole ainult all, et siis saab üleval ka olla. Et näiteks on see, tema saab end tuppa minna ja siis mina saan natukene kas või, ma ei tea, arvutis midagi vaadata, teha natukene mingit, no nüüd on mul vaja see äriplaan teha. Ja siis ma teengi selle äriplaani siis seoses oma selle märkmiku ideega. Et jah, et on juba alustatud seda värki ja ma olen umbes nagu poole peal ja siis on see aspekt ka veel, et kas taotleda töötukassalt seda raha ka veel, et või siis vaadata, proovida ise kuidagi vaikselt alustada.
et nagu nende töötukassi asjadega on nagu plussid ja miinused. Et jah, see tuleb vaadata, et mida, kuidas ja äkki. Aga ja selline oli siis praegune selline väike life update. Ja tegelikult ma tahan teha ka sellise istumisvideo, kus ma räägin siis enda sellisest imetamisteekonnast, sest ma arvan, et seda ka tegelikult huvitab päris paljusid inimesi, kuna mõndadel on see teekond nagu üsna raske ja olen ka kuulnud seda, et lõpetada, et see on ka üpriski keerukas olnud mõnel inimesel. Ja siis mõtlesin, ma jagan lihtsalt oma sellist lugu, et kuidas mul sellega läks. Ma seal koha peal tegi 2 õlle. Gangster. No nii. Alustasin siis õhtusöögi valmistamisega ja tuleb välja, et ma tahan teha riisirooga ilma riisita. Meil on ainult nagu väike selline törtsukene seda riisi, et ma saatsin mehe riisi järgi koodi, sellepärast, et mul ei ole midagi muud praegu plaanitud, mul on kõik asjad nagu selle jaoks välja võetud, et kui on mingid asjad sügavas olnud, ma olen välja võtnud selle jaoks, et seda teha. Ja nüüd, ja just ma käisin poes ka tegema, ma olin just linnas. Okei, no jah, aga ma siis räägin teile, mis ma täna teen. Ma teen siis siin praegu kana ja siis panen siia sellise voki peale ja ma jätan kõik praegu nagu enam-vähem jaolt maitsestamata, et siin on mingi riiole ka natukene ja siis riisi panen hästi vähe soola maitsestamata, et siis Leo saaks ka. Et jah, et ma proovin niimoodi teha, et ma ei peaks Leole mingit eraldi toitu tegema väga. Et siis panen sellise mingi stir fry vegetables, et on selline, et midagi saab Leole ka siin. Lihtsalt vahepeal mõtlen, et kui hull see mommy brain mul on ikka, et nagu, kuidas ma ei vaata lihtsalt sellist basic asja. No nii, olen me nüüd siin õhtu asjad ära teinud. Leo on tuttu pandud ja mina siis, ma ei tea, ma tegin just duolingot, aga kuna mul ei olnud piisavalt palju energiat seal, siis ma kaotasin selle XP-list kõik ära. Aga jah, ma siis tegin õhtusöögiks, ma näitasin midagi, et tegin nii Leole kui meile siis riisi sellist rooga. Leole tegin nagu eraldi riisi keetsin natukene nagu rohkem lihtsalt ära ja siis selle köögivilja ja kana, mis mul seal panni peal oli enne maitsestamist, panin siis natukene Leole sinna riisi sisse ja siis lasid selle tema riisi veel nagu kauem keeta seal, et see kana ka siis natukene pehmemaks läheks ja siis lisasin merevaiku ja sellist koort. Et siis sellist koorest riisirooga talle rohkem teha ja tundus, et talle meeldis, nii et win for me, sellepärast, et riisiga meil ei ole väga palju selliseid häid kogemusi olnud, et on välja sülitanud ja lihtsalt hakanud röökima, et tal ei sobinud nagu üldse. Nii et mul ongi kogu aeg nagu katse-eksituse teel siin juba see, et temale see söögi tegemine, sest vahepeal ikka pirtsutab, aga samas tal on isu on nagu mega, et ta täiega palju sööb. Vahepeal me mõtleme mõlemad koos mehega, et mida asja, kuidas see võimalik on, et nii väiksele inimesele mahub nii palju suu on või kõhtu, et tal ei saa kõht niirutu täis ja siis ongi, et ma ei tea, et ma ei saa isegi aru vahepeal, et kas tal sai nüüd kõht täis või ei saanud, aga jah. Siis tahtsingi tulla siia, et siis öelda, et head ööd ja ma arvan, et sellest saigi selline väike vlogikene, ühepäevane vlog, nagu öeldakse, daily vlog ja
lõpetan sellest siinkohal siis ära ja loodan, et teile meeldis selline jälle väike update minu elust ja näeme järgmine kord järgmises videos ja ma arvan, et ma filmin selle järgmise video ka juba see nädal ära, et mul ei oleks vabandusi, et ma ei jõua filmida. Okei, aga tšau!